leidsin omale siin juba põhimõtteliselt tööd. Kuigi ega ma ei klokkinud selles mõttes sisse, sest see on nii lampasi. Aga kuna ma avastasin, et mehaaniku poisid olid meil aias veits maha lõikanud oksi ja muru niitnud ja siis meil oli aed täis neid oksi. Ja kuna ma läksin hommikul nende juurde oma murega küsida veits lubrikanti oma selle ukse luku jaoks. Ja siis ma rääkisin nagu, et jah, et see uks nagu ei lähe lukku ja mind nagu see ikkagi veits häirib, et see lukku ei lähe ja et äkki see lubrikant nagu aitab. Saan selle šnipi sealt liikuma. Võtsin siis nende käest selle lubrikandi ja tulin siin ise seda sõlitama. Kuna see ei aitanud mitte muffigi, siis tegelikult Bushi ütles, et juba eelne üürnik, kes siin oli. See, kes siin 15 aastat elas, tema oli see, kes pidi selle luku nagu täienisti ära vahetama. Et see ongi katki. Siis ma olin, et päriselt. Sest minu mäletamist mõelda, kui me siia tulime, siis nagu töötas vähemalt paar korda, kuni siis kokku jooksis. Ja siis me olimegi nagu, et puhku lastes sulle lahti. Aga nüüd ma ei saa elada siin niimoodi, et ta on lahti. Ja siis nad olidki nagu, tulid siia aia peale vaatama, et kas see nagu mõjus. Siis ma ütlesin, et jah, see ei mõju kahjuks. Ja siis nad olid nagu, et nad vahetavad ise selle luku ära, et ärgu ma muretsegu, et nad saavad aru, et mu süda oleks rahul. Juuksuks lukku, et nad teevad seda. Ja siis Bushi juba tuligi ja keeras selle sinukstega. Keeras selle luku eest ära. Ja siis ma mõtlesingi, et juba tänu täheks selle eest, ma säästan nagu nende aega. Sest muidu vist nemad pidid seda ära korjama, et siis tassin need oksed puud ära ja siis ma saan endale uue tagumise ukse luku ja siis mul on palju parem olla ja turvalisem. Vaadake kui lahe leht, vihmavari. Ühesõnaga nüüd on niimoodi, et ma lähen siin homme bussi peale, et sõita just kui teise siis osariiki South Australiast New South Walesi. Ja see on nii haige, et see bussisõit on lihtsalt nagu põhimõtteliselt nagu lennusõit, sest et mul on lubatud kohver, suur kohver, mis võib olla ainult 20 kilo ja olid antud ette ka mõõdud, see õnneks vist fitib sinna. Ja siis on hand luggage, mis võib olla siis ka mõõtmetes 10 kilo. Ja ilmselgelt kehtivad kõik see biohazard või biosecurity asjad, et pesin isegi oma tossud ära ja töösaapad, sest et sa ei või viia mingit nagu mulda teise osariiki, mis tundub nii absurdne, sest et ma saan aru, kui ma tuleks välisriigist, aga see on teie oma South Australia muld, miks ma ei või seda viia nagu teise osariiki. No nii, see on siis Adelaide Central Bus Station. Ma olin alguses väga confused, kas see on ikka õige koht siin selja taga, siis oli nii-öelda pikk lett erinevate bussifirmadega, minu oma isegi otseselt ei olnud, aga nad oskasid mulle ikkagi nagu nõu anda. Siis nüüd ootan oma bussi, mul on tegelikult 45 minutit aega. Ma arvasin, et ma pean mingi check-in ja ma luggage-it ja kõike sellist, aga nad ütlesid, et ei, et bussijuht kaalub ise. Ja et kas me jõuame õigeks ajaks, kas me oleme õiges kohas, sest et väljaspoolt see bus station ei näinud üldse nagu tüüpiline bussijaam välja. Aga nojah, arvestades, et nad tulevad siis siia kõik. I guess see on nüüd jah. Just ongi minu oma. Ma pean ruttu ära sööma. Mille me lähme. Praegu peale minu on mingi, ma ei tea, 4 inimest veel äkki või. Ja no nii, buss nagu buss ikka. Ütleme nii, et turvavöö on olemas. Siin üleval on mingi tulukene ka saab panna. Õhku tuleb. Windows seat on mul, mis on tore. Aga jah, mingit laadi ega midagi ei ole, nii et selles mõttes ei ole midagi raisata. WC on ka olemas väidetavalt. Eks seda uurib siis, kui asjaks läheb.
poleks elu sees arvanud, ma veel siia tulen, aga nüüd mulle meenus siis, kui me magasime siin parklas ja me käisime siin vetsus. Ja siis üks hetk me tulime autoga teisele poole teed. Siin ma ei tea, mis teema oli. Aga siin ei saanud hästi magada, äkki mingi rekka oli siin või. Aga jah, täiesti tuttav kõik. Poisid üles ütlesid vist friikaid. Ma olen kohal siin oma uues Shadis, kus ma tegelikult olen siis kokkuvõttes, ma ei tea, mingi 1,5 nädalat, kui me oleme tähtajas, aga me oleme praegu tähtajast maas. See tähendab seda, et ma ei tea, kas 25 on meil asjad pländitud. Probably not. Anyways, see on siis tõesti mega suur Shad. Seal on veel mingi nagu workshopi ala. Elame me nagu siin. Don't worry, see ei ole ainult selline, see kuut on nagu palju suurem. Aga eile siis jah. Hittisime väikest känguru pojaga, kes emaga teed ületas ja see oli nii kurb. Ja ma olin lihtsalt, et mu süda. Auto ei õnneks terveks, aga see oli lihtsalt nii sad. See Shad on nagu reaalselt, no ma ei tea, nii pikk ja nii lai, et siin, see on reaalselt staadioni ring, nii et siin saab normaalselt trenni teha, ma ei tea, mis iganes rehve tõsta. Aga mina ootangi nüüd siis, et ma kohtuks manageriga, kelle by the way rekka see on, isiklik rekka olevat. Et siin on jah hommik, kell ei ole veel 8, aga väga ilus on see vaade siin. Peab tõdema, nentima. Selline kerge nagu, ma ei tea, udu või härmatus on maas. Saate aru, see on järv ju. Need oleks nagu mingid, ma ei tea, Loch Ness monsterid. Vaatame siis lähedalt. Ka inimesed on siin nagu hea kämpinud. Siin on Platšinatši. Oh, it's beautiful. Ja siia saab panna telgi või oma kämpervänni ja. Aga no ma mõtlesin, et see on nagu järv nagu Eestis, et saad minna ujuma, aga see on ju puhta muda mürgas.
kõik siia ikka korra niimoodi, et kas see on tõesti nii ilus teie meeles. Mulle nagu ei mahu pähe, et ikkagi tuled Eestist ja sa mõtled nagu, et järv. Eesti järv või mingi Soome järv. Siis no see on reaalselt kole kui öö. No, see nagu on. Head northeast. In 600 meters, slight right. Just see siin. Teisel pool on ka. Oh my god, et ma ei sõidaks kuristikust alla. No täpselt selline džungel, et siin võiksid krokodillid elada, aga ma ei ole kindel, kas siin... No tõenäoliselt siin nad ei ela, sest siin on liiga külm või ma ei kujuta ette. Vaatame siia poole ka. Siin on keegi sedavõrd elukeskkonna tekitanud, et siin on isegi kiik ja mingi justkui on tehtud, mis on päris lahe. Jällegi see pinnas on selline väga huvitav. Pole nagu liiv, pole nagu muld. Oleks nagu tuha peal. Cool. Need on ikka väga suured elukad. Uhker. Siin on ka üks camping area. Seal ei ole kedagi. Oh. Kitsud. Tee pealt ära. Šokoke. Ui, siin on veel nüüd. Küsi. Niimoodi siis elategi siin. Uskumatu. Ühel pool on selline vesi, aga teisel pool mitte miskit. Džungel missugune. Tahaks veel mingit känguruud näha. Känguruuda ei ole, aga ega ma ei taha, et mul ette hüppaks. Emu seesugune. Nii häiriv, et ma ei saa seda autot kinni panna, sest et ma ei julge reaalselt kaugele kõndida, sest et mine hulla tea, siin pärast tuleb mõni sõidab minema mu bemmiga ja siis ma pära põrgus üksi. Igatahes ma vaatan, et mingi auto seal on. Nii et äkki ma ikkagi julgeks läbi sõita siit. See oleks päris tuus. Nagu why not tegelt. See, et siin mingi stop sign on. Who stops me? No one. No come on, kui see tuleb oma karavaniga, siis ma oma bemmiga lähen leboolt siit läbi. Siin on siis selline huvitav suur tamm. Aga vett on pigem vähe, ma ütleks lohus. Vett on vähe, raisata ei ole miskit. Nüüd ma saan neile siin lehvitada, sest et inimestele meeldib, kui neile lehvitatakse. Nii tore vana inimesed tulid kämpima. Aga ma tahan ka oma bemmiga nüüd minna, sest et mul oli tegelikult mõte, ma olen siit läbi ja siis seal on just kui mingi... Nii ma jõudsin oma lokalisatsiooni, kuhu ma nagu tahtsin jõuda, ütleme nii, et siin ega midagi erilist ei ole väga kellegi paku ära jaotanud ja ikka väga sugane. Ja ma ikka ei saa aru. What is the history? Et nagu siuke asi siia on tekkinud. Selline koht, kuhu saab autoga tulla
niimoodi, et sa saad põhimõtteliselt, noh, kui seal on see põhitee, siis see on nagu justkui selline järveäärne tee. Ma küll ei tea, kui pikk see on, aga eks ma nüüd sõidan. Seal kahed kämbivad. Aga jah, päris kilus. Lähme siis näitame, vaatame seda kodu iluolu. Ühesõnaga, me elame vetsus. Siin on meeste vets. Ütleks nii, et viisakam kui naiste oma. Siin saab käia duši all. Ja see on siis, no samamoodi ma avastasin, et tegelikult see invavets on täitsa fine käia. Aga no, see naiste vets ei kõlba kuskile. See on lihtsalt disgusting. See on hüljatud. See on nagu... It's just nasty. Vaid iluolu on siin. Ehk siis see on meil selline köök ja söök ja siin siis tuleb 3 magamistuba. Meie oleme siin keskmises. Kriks pani siin voodid kokku. No, jääb ellu, ütleme nii. Ja siis teised toad on sarnased. See tuba on lihtsalt ühe nariga. No, tegelikult ta on ülipisike. Noh, ma tulen astun siia. Siin ei ole väga ruumi millekski muuks. Siin on siis 3. magamistuba samamoodi. Sest madrat siin praegu. Ja nari. Sellist nad on. Aga kedagi teist siin praegu ei ole peale meie. Ja nüüd mulle meenus, see on see ripper. See on see lintripper. Ma isegi ei ole lindiga varem sõitnud ise. Siin võib kinni jääda ju selle bemmiga. Fun. Ja saad aru siukse nagu kruusa peale, siis nagu külvame kardulat. Kriks seal spreedib praegu. Oi. Loll, kui sa ette jooksed. Täis taun. Link, kes ei oska lennata. There he comes. Howdy! Käisin siin vahepeal Gregorile sööki juurde viimas, sest et see mees nälgis ja tal on täna pikk päev. Ja kuna mul on täna esimene päev vaba, siis ma sain seda teha. Ja kui siin on just see, et kõik väravad tuleb enda kinni panna tagasi, et lambad siis ei saaks
mis on ülitüütu, sest et nüüd on vaja jälle ju välja minna. Ma just käisin väljas. Igatahes, ega tänane kell on juba 4 saanud ja mis ma tegin? Ma tegin meal prep'i ära. Kogemata panin tagumit kojameed tööle. Igatahes tegin meal prep'i ära. Sain oma ühe tax return'i asja tehtud. Käisin Gregorile süüa. Käisin järvesid avastamas. Tegelikult see oli üks järv küll, mida ma avastasin. Aga sellegi poolest. Nii et nüüd võiks minna, kuna ma avastasin, et meil on siin Starlink. Siis nüüd võiks veits netis teha veel miskit ja võib-olla isegi, et Netflixi vaadata. Eks vaatab. Aga jah. Siin ma nüüd siis istun. Juba mõnda aega, sest et me pidime muidu 7:30 minema tööle. Korra isegi käisin istusin traktoris. Ja siis Gregor tuleb teatab, et ma pean pool päeva ootama, sest praegu ikkagi vihmaga ei saa miskit teha. Ratus oli varane. Ja mille nimel? Et siin tööriietes istuda ja lihtsalt kell 7 hommikul normaalne kõhutäis süüa. Mitte millegi jaoks. No nii, aga sellest tänasest töötegemisest vist ei tule mitte midagi välja, sest et kell on 1 ja kuigi ilmateade väidab, et varsti jääb järgi, siis hetkel igatahes veel tibutab, sajab ja ega ma ei tahagi sinna välja minna väga. Nii et selle asemel ma siin olen koristanud seda pinda, nähte ilusti läigib. Panin siit suure kuhja nõusid ära ja siis tegin Gregorile siin uue maitsva meal prep'i ja leidsin kapist sellise ülinunnu kausi, nii et palju hubasem. Vaadake seda ilusat akent. That's just crazy. Ja hommikul tegin korraks akna lahti ja siis tuli niisuguseid kahtlaseid putukaid. Need on siin vanad juba, aga nad justkui näevad välja nagu sääsed. Aga ma ei tea, kas nad on sääsed või mitte. Mingid mutandid. Ja see on posi laud siin. Ma igaks juhul seda ei näpi. Kuigi ma võiks selle ära puhastada. What's the point, to be honest? 5 tassteed. I'm no joking. Sest et kump sai hommikul välja pandud ja ma tegin aknad kohe praakile. Ja mu nina otsustab lihtsalt jääs. Sõrmed ka lillad. Nii et kuum tee kulub igal juhul ära. Kuidas ma leidsin endale tegevust siin ja ma pean tunnistama, et ma olen suht addicted ja pisi olnud sellega. Nimelt vanade piltide ülevaatamine, sorteerimine, kustutamine. Ja nüüd mul on siin mega suur ports keikapilte, mis on tegelikult kõik minu pildistatud, aga no ilmselgelt nii palju neid vaja ei ole, nii et kus seal panevad linnud lendamist. No vist kõik need papagoid, huvitav, mis nad söövad seal. Siin lambakesed ja mis täna oli katse 3. Teate mis või? Täna saab lõpuks tööle. No nii, ma olen reaalne tank. Mul on all rehvi tasemel lindid. Aga jah, väga on siis konksud, mida ma pean jälgima, et need ära ei murdu, ära ei kuku. All that. Kõige toredam ongi see, et nägin juba ussi. Ma lootsin, et ma ei näe sinusse. Aga nii ma kardan. Ma kardan traktorist väljuda. Praegu külma aeg ma eeldaks, et enamus eelistavad mitte ringi liikuda. Siis juba see, et see vend oli siin lindi all pidumas enne. Oli hirmus. Ma nüüd kinnikisin, kes tussi näinud. Mulle juba esimeses pooles
šuuvahetus. ma pean selle katkise murdnud šuu ära peksma ja uue asemele panema. Kell kohe varsti 3. Ma olen juba pool päeva siin toimetanud, aga no hullult palju on veel tegelikult minna. Ja vist kell on 6 ringis umbes, kui koormustab üle ja teeb siis nagu öövahetuse peale. Manager otsustas, et tuleb topelt rippida seda, et siin on ikka mitme päeva jagu rippimist. Panin mulle pootmist kõrva ja rahulikult siis mulge. Vahepeal on sellised kohad, kus peab nagu rohkem tegutsema, aga üldiselt chill olnud üllatavalt ja homme siis kella 6 vist võtan uuesti üle veel. Kas siis nagu jäi selline plaan või kuidas, aga jah, täna siis on vaja see pool ära teha, selle uuesti üle ja homme vist siis hakkame seda teist poolt sealt tegema, teiselt poolt seda pivadit. jah, 24-80 siis selle põllu peale, kui hästi läheb, aga ma ei imesta, kui läheb õhtu. vahele või lihtsalt nagu läheb proua. Aga võin siin. Kerge stopp. Mašiini mootorituli läks põlema, hakkas vilkuma ja kerge restart seda ära ei kaotanud. Ja nüüd ma lasen Gregsil veits uurida. Kuna mul endal ei ole posinumbrit, siis Gregs on see, kes vahendab mu probleeme. Me saame lahti, kas me saame jätkata. Seda nüüd näitab. Ja ongi õhtu käes. Kell on 6 hommikul. Võtsin üle Gregori vahetuse, ütleme nii, et meelsamini oleks edasi maganud, sest et kuna praegu on veel pime umbes 1:30, siis ikkagi on siuke tunne, et ma ei tea, ma ei näe mitte midagi. Ja siin on vaja mingeid pivot truck'e olles jätta, ei tohi sealt üle sõita ja kõik see, et selles mõttes õudne. Aga ei ole midagi, hakkame minema vaikselt ja varsti tuleb päevavalgus peale, siis peaks olema lihtsam. Lihtsalt nüüd see pinnas läheb veits hullemaks, nii et ma loodan, et ma ei lõhu eriti neid ripperi ponks, sest mulle ei meeldi nende vahetamine või noh, mõte sellest, et ma pean hakkama neid vahetama. Sest Gregor läheb nüüd tuttu. Nii et siis ma ei taha teda järgmised 8 tundi segada ka, sest ta on ikka väga väsinud. Ma viskan neid vetsvotte, see on lihtsalt nightmare. Loch Ness Monster. Mul on nii hea meel, et kell on 7 või no juba 7 läbi ja et on valge. Valges on ikka nagu maks palju parem töötada, nii ma tulin korra tšekkima oma pinne, just kui see oleks siin ligadi-logadi. Päev on lõpuks saanud õhtusse, kell on 6:30. Aga tegelikult mul ei olegi kõht nii tühi praegu, aga no eks ma ikka lähen nüüd söön oma nii-öelda lunchi ja räägid tahaks vetsu, pole päev otsa vetsus käinud, tehke järgi. Ja update on siis selle, et Gregorist saab selle mul täna ööga ripitud ja siis ma lähen talle järgi mingi aeg öösel või hommikul ja siis homme hakkan õppima rotarihõud ja Gregs hakkab ette mulle spreedima anyways, et saame selle põlluga juba peaaegu et joone peale. Täiesti keset kusemist hetkel, mil mul ei olnud seda vaja. Nüüd siis otsustas see, et tema paneb tahapoole spagaati ja oleks siis see nagu lihtne väljavääne. Aga ma ei saa aru, kuidas sa niimoodi hüppasid, mis asi siin maal nüüd oli. Mul tegelikult pole väga õrna aimugi, mida ma tegema pean. Mul on nii vähe teha, saate aru, ja nüüd siis. Ja ma nagu tegelikult huvi pärast tahaksin uuesti tõmmata, et saada aru, mis asi siin nüüd kinni on, kas reaalselt mingi
siis jälle niimoodi lahti tõmbas. I am doing fabulous. Seal on väga raske kaasa, muld on siin ka uskumatult tihke, et seda otsa veits ja mulla sisse panna, whatever, anyways. Uskuge mind, ma olen kõik võimalikud vahendid ja lahendused üritanud ellu viia, aga täiesti lootusetu. Vaadake, kopp tuli ja kaevas süüdlase välja. Tekitas mulle nii palju probleeme. Nüüd ta ei tule. Oli vaja või? Ja kõige takka tipuks. Nüüd kadus siit suu ära. Happy papi. Mul on juba niigi vähe suusid. Ma ei tohi seda autot välja suretada. Seda töö uutekest sellepärast, et tal on ka nagu meie Vemmi laku läbi. Issand sinu püsikesed lambad. Siin on need ülitüütud väravad, mida tuleb panna kinni lahti just enamjaolt nende samade lammaste pärast, et neil ei tuleks meile aeda, kui hommikul oli küll ja seal on näha. Praegu ei ole näha, mina näen. Need on 2 lammast, meil söövad rohelist muru. Ma ei kujuta ette, kust nad sisse said millal. Aga nad raudselt tegelikult ei tohiks olla seal. Nüüd siis kerge lunch break. Over next. Ma oleks tahtnud sinna laua taha jäädagi. Aga ei. Pool tundi. Ja back to the work. Täiesti uue suure masina küljes ja peal opereerib väga suurt masinat, millel on 1 miljon nuppu. Täiesti võõras vend minu jaoks, aga tänu Helenale, kelle masin see tegelikult on, kes sellega sõitnud on siin pikka aega juba, sain ma selle suht kiiresti selgeks ja nüüd näitasin meie managerile ka ja ta oli nagu jumala meist, et wow, sest kui tema pole seda enne õpetas, ta oli ise ka esimest korda koolis, siis no mulle tundus see masin ikka väga kohutav, et ma ei tahtnud väga siin üldse olla, üldse seda teha. Aga nüüd peale Helena õpetust on see töö ikkagi veits parem, normaalsem tehta. Selles mõttes, et väga põnev on. Mul on tegelikult 25 peal. Õnneks see rida saab kohe otsa. Praegu on väga selline raske maastik tegelikult. Hästi liivane, väga kui lauke ja jälle ma olen kinni. Laske mind edasi. Kell on tegelikult 7 meil alles, justkui alles, aga väljas on kottpime. On juba tund aega, mitte rohkem. Ehk siis tegelikult see kottpimedas töötamine ei ole just meeldiv, sest siuke mega öötunne tekib peale ilmselgelt. Aga no ma ei tea, pole midagi teha. Minema ikka seda. Vist saime jah. Paneme selle aeglaegi liiga kiire. Traktor suri välja ju. Tunni pikk olnud, et tegelikult tahaks juba koju ja vetsu. Aga ma ei taha traktorile haiget teha, siis sellepärast peaksin natukene eelnevalt oksi ära korjama. Ma tahaks selle tipuga olla tann, sest et see on lihtsalt õudne see maastik siin. Nii pehme.
ja nii liivane, et raske on. Vot sellised kamakad tuleb välja saada. Nii. No tervist, tulge minu juurde. Issand jumal. Mida? Mina ei ole teinud seda. Jube. Ja kui Helena näeb seda. Gregor nagu väike sipelgas. Tema siin paneb praegu seda väetist mulle ette. Ja mina siin suur monstrum. Vaat seda nina. See on väga suur nina. Eks kuna ma spreedin selle kuradi väikse kõkatiga, sellepärast et ma laen laaduriga, frontaallaaduriga ja pigem oli see, et las siis Elsa läheb selle peale, et kui hakata frontaalladurit talle õpetama, et sellega läheks ilmselt natuke kauem aega. Et saaks ilusti puhtalt laadida, kuna see fertilizer on nii kallis, siis nad ei taha, et seda eriti raiskaks ja kuhugi maha ajaks, et siis see lehvitab ka äkki seest. Väga äge. See on siis hea esimene põld täiesti tühermaast. Siin olid puud põõsad ja mingisugune sidruni istandus. Kunagi ammusid sidrunipuid olid kõik kohad täis. Ja nüüd on ilus põld. Igatahes vahivärki. Otsa! Täna on olnud lihtsalt uskumatu päev tegude mõttes. Hommik, kus ma läksin Gregorile järgi, siis me tulime tagasi magama. Ja siis ma ei suutnud eriti magada, sest et ma ei teadnud, millal ja kas ma minema tagasi rippima. Siis ma helistasin kell 9 ajal. Ja siis ma läksin jooksma rippima. Tähendab enne ma siin autot üle. Siis ma rippisin. Mul läks ripperi jalgkasti. Sai ripitud, ma tulin koju lunchi sööma. Ja siis ma õppisin siin Fenti. Õpetasin Kreksi isegi. Vau. Ja nüüd tuleb mulle siuke kerge, kuna kell on juba 10 läbi, siis ega nüüd nii pikka vabadust mul ei olegi. Tegelikult peaks sundima ennast magama ja siis hommikul kella 6 on jälle minu kord üle võtta.